Jalutame Võrumaalt pärit Valev Laubega ringi piirkonnas, kus kerkivad uued pilvelõhkujad. Ikka ja jälle kõrguste poole. Valev Laube jõudis siia 4 aastat tagasi, kõigepealt kooli tõttu, seejärel on siin hoidnud töö. Mina teen peamiselt graafilist disaini ja üleüldist sellist nagu brändi ehitamist. New Yorgiga on see lugu, et üks asi on, et muidugi ta on suur linn ja kui disainist rääkida, siis siin leiab kõike. Ja need projektid on metsikult sellised hurmavad ja energeetilised ja see energia, mis siin asetseb, see on niivõrd inspireeriv. See on nagu New Yorgi minu jaoks selline New Yorgi võlu, et siin ei ole ruumi väga suureks egoks, aga samas sul peab olema ego. Kõik on nagu mingis mõttes võrdsed siin, et kõigil on oma lugu, kõik on mingi teekonna läbi käinud ja me oleme kõik olnud tänaval mingi aeg ja me oleme teinud suuri projekte, väikseid projekte ja see on lihtsalt niivõrd inspireeriv, mis lugudega inimesed siin on. Ja muidugi Eesti kommuun on teine asi, mis on tegelikult siin täiesti olemas, eksisteerib ja vahetevahel mulle väga meeldib minna Eesti majja ja rääkida eestlastega natukene juttu ja vaadata, et kuidas nemad on tegelenud mingite probleemidega, mis on immigrandina väga aktuaalsed ja tavalised siin. Just meie külaskäigu ajal on siin koos iseäranis palju eestlasi. Nimelt leiavad aset New Yorgi Eesti kultuuripäevad. Täis pikk päev oli rahvaste paabel, mask, kõik oli kahtlemata meie jaoks ta on huvitav, sest mina olen isiklikult esimest korda siin. Kõik on huvitav, aga meil on veel paar päeva ees, nii et tahame ka vabadussammat näha ja seda meie käisime ära seal ka. Setu lauluselt Siidi Sõsarõ on üks külalistest käesoleva aasta kultuuripäevadel. Siin on muusikat, teatrit, filme, arutelusid ja lihtsalt rõõmsat koosolemist. Kultuuripäevade traditsiooni algatas 48 aastat tagasi Valgemäede perekond. Seda rolli, mis Eesti maja ja üritused siinsete eestlaste jaoks aastakümneid tagasi kandsid, enam täita ei ole vaja. On uus aeg, uued inimesed ja uutmoodi hingamine. Et seda samat vaimu edasi anda, mida meie vanemad meile andsid ja mida meie võib-olla kandsime endaga, seda ei saa enam edasi anda niimoodi. Sest lihtsalt aeg on teine. Aeg on teine, olukorrad on teised ja pealegi noortel on võimalus Eestisse minna ja tutvuneda tõelise Eestiga seal. See ei ole mitte ainult mingisugune müüt, mida sa kuulsid oma vanemate käes ja sa pidid seda teatud määral uskuma. Nüüd sa lähed ja vaatad ise. Eesti maja baaris võib tunda üsna koduselt. Siin võib leida igasuguseid Eesti asju, näiteks siin on leiba, siis on kamapalle, veel Eesti leiba, saia. Mida kõik Eesti asju te siin pakute? 6 erinevat Eesti õlut, 4 on tulemas, Põhjalaomad, Eesti šokolaade, väga erinevaid, Eesti toitu. Mis toitu siin on? No täna on seljankat ja kartulid süldiga ja rosoljet ja see vaheldub iga nädal midagi uut ja erinevat. Kui hästi Eesti majal praegu läheb? Eesti majal läheb üha tegusamalt ja väga hästi. Minu unistus on kunagi tegelikult Ameerika. Et lihtsalt elu viis selleni, et kohtusin inimest ja kolisin Ameerikasse ja olime siin, et väikse lapsega kodus olles ma tõesti tundsin vajadust, et ma tahan midagi teha. Ja ma tahtsin olla Eestis nii palju kui võimalik, ma ei saanud, et selles mõttes, et ma arvan, et Eesti kultuuripäevad New Yorgis on olnud see, mis tegelikult hoidis mind vähemalt 2 aastat, kui ma siin elasin nagu elus mingis mõttes, et see oli nagu minu väljund, ma kutsun seda enda beebiks, kui see beebi on 48-aastane, aga see oli nagu minu beebi, kelle ma võtsin üle. Eesti majja on leidnud teega noor põlvkond. Baltimoori noored käivad siin rahvatantsu tantsimas. Siin sees meil on meie practice ja me tuleme siia nagu iga kuu ja tantsime ja loodame, et me saame tulla Eesti tantsima. Miks sina tantsid seal? Ma tahan hoida kinni Eesti kultuurist. Ja kui me ei saa tantsupidu sisse, siis me ikka saame selle
memory, et me kõik tegime selle koos. Ja siis, kui me lähme ja vaatame tantsupidu, siis me saame ütleda, et me teame selle tantsud ja me teame, et see on Eesti kultuur ja me teame, ja. Eesti koorid nii kodu-Eestist kui ka mitmelt poolt väliseestist valmistuvad Immanueli luterlikus kirikus ühiselt kontserdiks. Ettekandmisele tuleb Rudolf Tobiase ja tema tütre Helen Tobias Tuisbergi looming. Dirigendi puldis omakorda viimase tütar Maja Tuisberg-Roos. Kontsert on eriline, sest see on pühendatud Eesti 100. sünnipäevale ja see leiab aset ei vähem ega rohkem kui mainekas Lincoln Centeris. Kui me juba teeme, kunas me jälle teeme Eesti 100, seda me ei tee. Ja kui tuleb Eesti 200, siis meid ei ole. Et ilmselt siis peab tõesti oma parima tegema. Ja ma mäletan, ma rääkisin Neeme Järviga ja tema ütles mulle, no kui te teete, siis olgu juba suurjooneline. Ja see on täpselt, mida me oleme nüüd teinud. See on ju tore. Ma laulsin Eestis ka, Forestalias, ja siis, kui ma tulin Ameerikasse, siis oli meil veel meeskoor, küllalt suur ja naiskoor, aga siin nagu noorte seas väga populaarne see koorilaul ei olnud, nii et nad sulasid kokku ja siis otsustasime segakoori teha. Ja meil vedas, kuna Maja tuli tagasi New Yorki ja Maja on Maja. Maja paneb karvud ka tantsima. Üks vahe oli ikka nii, kas juba jälle peale, aga mitu korda ja siis juba öeldi, et Maja on kuri. No see mulle meeldis, seda ma ei ole enda kohta varem kuulnud, see on väga hea. Kui ma kuri olen, järjelikult ma olen nõudlik ja see on hea. Ja nüüd ühe korraga lapsed ütlevad, aga see on nii kurb, nüüd on pühapäeval on see kõik möödas, mis me siis teeme? Siis ma ütlesin, siis tuleb laulupidu. Aga laul on see, mis hoiab seda Eesti identsust, täitsa kindlasti. Tundub, et sel nädalavahetusel on siin New Yorgis Eesti pidu igal pool. Eesti juubelile on pühendatud gala kaunis Essex House'is Central Parki kõrval. Kohtume siin Ülo Isbergiga. Kanada päritolu mees valis mugava eluasemel teenistuse Eesti kaitseväes ja mitte lihtsalt niisama, vaid missioonid Iraagis ja Afganistanis. Tema usub, et Eesti on hästi kaitstud. Kas Eesti on praegu hästi kaitstud? Ma arvan küll. Ma ütleks, et alati võiks olla parem, aga meie kaitsevägi on väga võimas. Iga päevaga läheb paremaks. Meie liitlased aitavad meid kaasa. Kui on mingi oht, olen üldse kindel, et liitlased tulevad meile appi. Siin Ameerikas on seda hea rääkida, eks? Kuule, aga ma räägin sama juttu Eestit, mis vahet. Ameerika eestlastega koos olles näib Eesti olevat ühtaegu väga kaugel ja samas justkui siin samas. Loodetavasti ei katke sitked suhteniidid üle ookeani meie inimeste ega riikide vahel.